on ka nüüd tehtud. Tere tulemast tagasi minu kanalile ja tere tulemast siis, kas see on 20. või 19. vlogmess. Igatahes lõpusirged me oleme nende vlogmessi osadega juba ja täna on selline erandjuhtum, kus vlog läheb üles täpselt sama päev, kui ma selle filmin, ehk siis te näete seda vlog juba täna õhtul, mis on minu jaoks ülikreisi mõelda, enne pole nii kunagi olnud, aga kuna ma lihtsalt eile ei olnud absoluutselt tuju, et filmida kuidagi, ma lihtsalt ei fiilinud, ma olen põhimõtteliselt iga päev praegu detsembris filminud, siis lihtsalt kuidagi eile ma tundsin, et okei, ma pean lihtsalt korra aja maha võtma ja ma ei ole üldse aktiivne olnud hetkel ka Instagramis ega enda TikToki kanalil. Kuidagi lihtsalt eriti selle vlogmessiga mul on täpselt siuke tunne, et mida ma Instasse panen, kui ma näitan siin juba kõik ära. Nagu see on mul küll nagu täpselt nii, kui detsember kukkus ja nii, kui vlogmas hakkas, ma nagu muutusin palju vähem aktiivsemaks Instas. Muidu mul oli ikka mitu storyt päevas, nüüd mul on mingi 2 või 1, vahepeal oli ühtegi, et selles mõttes hästi harjumatu kuidagi. Aga mis ma eile tegin? Suurt päeval ei midagi, aga me käisime õhtul sõpradega siis, meil oli sõpradega siuke väike jõuluistumine, sõime seal jõulutoite ja siis neid toite veits üle, nii et ma praegu lõpetasin neid jääke siis, panin hästi palju seda jõulukapsast sinna, et kõht saaks rohkem täis, see tundus nagu meeletu ports, kui see kapsas seal vahel oli. Uskumatu, aga kohe on jõulud. Täiesti crazy ja mul on täna viimane eksam õhtul, aga see eksam on, ma ei muretse selle pärast absoluutselt, sest see on esiteks Moodle'is ja see on siuke aine, et seal ei ole midagi keerulist. Nii et täna õhtul kell 6 on mul see eksam ja kusjuures ma ärkasin täna hommikul muidu ma ei oleks äratuskella pannud ja ma oleks maganud nagu väga pikalt. Aga ma olin nii kindel, et mul on täna hommikul arstiaeg. Ma olin täiesti 100% kindel, et täna on 21. detsember. Ja ma mäletasin 21. detsember on mul vaja arsti juurde minna. Ärkasin hommikul üles siis. Olin duši all ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot. Täna vist ikka ei ole 21. detsember. Et täna vist on 20. Ja jumal tänatud, et ma vaatasin järgi, et tõsi, homme mul hoopis arstiaeg. Ma oleks muidu sinna koha peal läinud ja siis oleks selgunud, et homme on su aeg, tule homme tagasi, see oleks eriti nõme olnud. Nii et homme on siis arstile mineks, ei ole midagi tõsist, mul on lihtsalt selja peal on 2 sükest suuremat mingi sellist punnikest ja siis neid saab ainult skalpelliga eemaldada, ehk siis ma lähengi seda homme tegema ja siis ongi, peab vaikselt hakkama tegelikult juba jõuludeks ka ettevalmistusid tegema, sest et juba ilmselt reedest äkki hakkavad kõik see trall pihta, nii et aga ma nüüd vaatan Sofia vlogmessi, viimast vlogmessi osa edasi. Lõpetasin just oma selle praesöömisega ja jätkan siin oma pomeluga. Natukene suutsin täna ka lõputööd kirjutada. Nüüd ma üle nädala aja pole nagu mitte midagi kirjutanud kuni tänaseni ja kuidagi siuke motivatsiooni puudus oli ja kuidagi see, kui ma juhendajaga eelmine nädal ka kokku sain, siis see kõik kuidagi tundus veel raskem. Ma ei tea, kuidagi iga kord, kui ma saan kokku juhendajaga, siis see töö tundub millegi pärast raskem. Nagu ma mõtlen selle enda jaoks raskemaks pärast neid kohtumisi, mis on nagu väga imelik. See võiks just vastupidi olema, aga samas mis on nagu palju ideid juurde, mida kirjutada. Aga ühesõnaga, kõik see on väga keeruline. On keeruline ennast motiveerida seda kirjutama, aga samal ajal reaalselt see on viimane etapp. See on lihtsalt viimane etapp sellest ülikooli asjast. Mul jääb alates veebruarist kuni maini ainult 1 aine veel teha, mis on 6 ainepunkti siis koolis. Ja kujutage ette, mul on siiani olnud mingi 30 või 35 ainepunkti poole aasta peale. Nüüd mul on ainult 6, pluss muidugi ka see lõputöö, aga ikkagi nagu lõpp lihtsalt räigelt paistab
ja see on crazy, sest ma just lõpetasin gümnaasiumi ja nüüd ma hakkan vaikselt lähenema juba ülikooli lõpule. See on üli haige. See aeg on lihtsalt meeletult kiiresti läinud ja varsti ma olengi lihtsalt seal BFM-i ees ja lõpetan oma kooli ja olen mingi vau, kuidas see aeg nii kiiresti läks. Olen seal happy oma mingi lillede ja tunnistusega, et ja ühesõnaga ma olen mega tänulik tegelikult, et üldse ma sain BFM-i ja ma mäletan, kui ma teada sain, et ma sain ajakirjanduse sisse, ma olin lihtsalt mingi omaga, mu unistused täituvad ja tõesti see ongi olnud ühe väga suure asja algus. Kõik see on olnud mulle lihtsalt nii palju juurde just selle sotsiaalmeediaga ja ma arvan, et see ongi põhiline, mis ülikool on mulle siiani andnud. Julgused teha sotsiaalmeediat, julguse olla kaamera ees, kuidas julgus üldse või see alustala monteerida, mis tundus minu jaoks väga raske kunagi. Tal ülikooli ei tundunud see enam minu jaoks raske, ma võtsin kätte, tegin hakkasin neid videoid tegema, et mega äge lihtsalt, täiega happy selle üle. Vot, aga ma nüüd söön oma pomela lõpuni, see on minu tänane lõunasöök. Õnneks trenn on tehtud tänaseks, tegin enne joogat üle pika aja kusjuures, ma pole ammu nagu sükest intensiivset joogat teinud, 40 vintsi kestis, väga hea oli. Mul oli enne tohutu magusisu ja siis ma võtsin sügavkülmast välja maasikumoosi sulama, selle toormaasikumoosi, mille me suvel tegime. Tuli meelde lambist, et meil on 2 karbikest veel. Nii hea. Ma oli siuke magus ja ma ei viitsin üldse poodi minna enne. Aga ma tahtsin rääkida, et pärast seda, kui mul nüüd peaaegu on kool läbi, siis mul on täpselt nagu viimased päevad, mul on siuke tunne, et ma ei viitsi mitte midagi teha. Mul on nagu räige laiskus peal, siuke tunne, et lihtsalt tahakski terve päev lebotada, süüa, lihtsalt olla. Ja mul on selles mõttes, mul on hea meel, et just praegusel ajal, mul on see blogmassin käimas, et ma ei saa lihtsalt ainult lebotada, ma pean tegema asju. Ma pean olema ka produktiivne, aga loomulikult ma lebota rohkem, kui ma muidu enne lebotasin. Ja ma arvan, et see ongi lihtsalt sellest, et kuna mul eelmine nädal oli lihtsalt nii jõhker nädal, ma olin täiesti läbi omadega, nagu te nägite ka mingi mitu vlogi tagasi, kus ma tulin lihtsalt koju, ma olin mingi, oh my god, ma ei suutnud isegi rääkida, ma vaatasin oma vlogi, ma olin mingi, ma ei tunne seda inimest ära, nagu ta on nii väsinud lihtsalt, ta on nii väsinud ja mul oligi see, et ma tundsin minust nagu kõik välja pigistatud, mis üldse võimalik. See oli minu elu seni kõige stressirohkem ja kõige raskem aeg. Oli üldse paar kuud on hästi rasket olnud, aga kõige nagu raskem, kõige raskem selle tipuks oligi just eelmine nädal, aga ma teadsin kogu aeg, et okei, kui jõulud lähenevad, siis mul läheb kergemaks. Ja ma tegelikult tunnen, et nagu nüüd päriselt lähebki ka kergemaks, et nüüd ongi juba kergem tegelikult. Mul ei tiksu mingid kodutööde tähtajad ja mingisugused, ma ei tea, mis asjad veel siin peas, et ma ei pea tööl käima õhtusaates ja midagi, kõik on nagu nii õige hetkel, aga lihtsalt tahtsingi öelda, et teate vahepeal mul tuleb ka lihtsalt räme laiskus peale, eriti pärast selliseid maks mingi tegusaid ja produktiivseid päevi, nagu mul siin olid, ja ma ka kui maasikumoos on praegu Sydney tuli ka mul siin kõrvale praegu vaatama. Näete, ei sina ei saa. Hetkel kell on 16:40, kell 6 avatakse Moodle'is meil see väike testikene, siis ma saan enne seda äkki põõsraga ju. Poigin pärast seda, ma ei tea veel, kuidas ma viitsin. Igatahes, ma ei tea, kas see maasikumoos täidab mu kõik magusa vajadused praegu ära. See on päris suur, loodame. Tegin oma eksami vahepeal ära ja see oli ülilihtne. Nii et ametlikult sai tänasega 2022 aasta kool minu jaoks läbi
kõik, see aasta ma kooliga rohkem ei tegele. Okei, lõputöö ikka on, aga see on midagi teist. Ühesõnaga, mul ei ole enam tunde, mul ei ole enam loengud, mul ei ole enam eksameid, mul on ainult lõputöö. See on siuke kergendus. Jõhker, nagu mul lõputöö ja üks aine veel jäänud. Täiesti crazy! Issand jumal, kui haige. Reaalselt meil on mitu päeva olnud juba nii, et vaatame, et lambist on toas mingid siuksed mustad liblikad, on ju. Ja siis mõtlesin kogu aeg, et huvitav, kust nad tulevad. Iga päev nagu tegid neid juurde. Ja siis täna Kaspar vaatas meie kuivainete kappi. Ma näitan teile. Meie kuivainete kappi. Ja siis siin kapis, see oli kõik asju täis, need makaronid, igast asjad. Ja lambist vaatab, et seal taga on lihtsalt ussipesa, kus olid igast, need oli pesa, need oli lihtsalt need munakesed, kõik nagu ussid, liblikad, munad, kõik asjad olid seal. Ja nad olid tunginud ka isegi kinnistesse makaronipakkidesse. Ei tea, kuidas nad siia said. Nad olid reaalselt kile seest läbi närinud ja munad sinna teinud. Ja me pidime põhimõtteliselt kõik asjad ära viskama. Ainult need, mis ma olen põhimõtteliselt eile ostnud või siis jah, ongi need, mis eile ostnud ja siis mingi foolium näiteks, ainult neid jäid meil alles. Ülejäänud pidime kõik ära viskama. Jumal tänahtud, meil on keldris ka veel ikkagist nagu oleme hoidnud seal ka igasugused kuivaineid varuks. Aga kuidas see võimalik on nagu kortermajas, sul tekib siuke asi täiesti ulmeline lihtsalt nagu nii rõve mõelda, nagu tõsiselt. Ja siis näiteks kama sees olid siuksed niidikesed veel. Nii, aga kuna me siuke õhtusöök ka valmis ja kell on juba varsti 8, siis ma tõmban selle vlogi otselt kokku, sest juba täna läheb see video ju ka üles. Nii et kui sa jõudsid siia video lõppu, kindlasti pane like, subscribe mu kanalit ja näeme juba järgmises vlogmise videos. Tšau!